Vinni Pajusti raamatukogust ja loen ja jutustan teile Eduard Vilde vana anekdoodi Kismet tema kogutud teostest. Kismet tähendab saatust, ettemääratust. Ahnus ja kadedus viisid vanal Türgimaal tülli 2 pašat, Hafim paša ja Kašim paša. Kutsusid orjad enda juurde ja teatasid, enam ei ole tarvis anda üleaedsele pašale ega tema haaremile au. Küll aga peate Allahi poole õhkama, et võit kohtus jääks minule. Kui vaenulikkude pašade orjad kuulsid, et neil enam au ei ole vaja üleaedsele isandale ega tema perekonnale anda, siis pääses suur rõõm nende seest välja. Aga kas sellest on küllalt, et me neile au jätame andmata? Ei mitte, me peame enamat tegema. Mida suuremat viha ja põlgust me üles näitame oma isanda vaenlaste vastu, seda suurem on ka tasu, mida me võime loota. Nad palvetasid võistu kumbki oma isanda võidu eest. Nad sõimasid vastaseid põõsa takka, viskasid neid peiduurkaist kividega, pildusid naisi, kui need aias jalutasid poriga. Ja kõik see kestis seni, kui kohtud harutasid nende isandate asju. Ent viimaks tuli päev, kus pašad kutsusid oma orjad kokku ja ilmutasid neile. Meie tüliasjad on nüüd lõpetatud. Meid pandi leppima ja me leppisime. Minu vaenlane on taas minu sõbraks saanud. Seepärast olete kohustatud temale ja ta perele jälle endist au andma. Aga mis on meie palk ülivirga jumala palumise, üliagara vaenupidamise eest, küsisid orjad. Ja kumbki paša silitas oma habet ja sõnas. Tulus õpetus, paikesed. Meie leppe tingimustest nõuab nimelt üks, et kumbki meist tuletab teile meelde, mida olite unustanud. Ka vaenlik isa on orjale ikkagi isand. Enam tööd, vähem süüa ja nädalas 100 kepihoopi vastu jalapõhju. Me loodame, et see hoiab teie mälu virge.